Mis on reward, punishment, super response tendency? See on inimpsühholoogiline kalduvus reageerida ja tegutsema hakata siis, kui on võimalik saada mingi tulu või kingitus. Muide, see kingitus võib olla ka karistus. Ehk siis, kui me valime õige stiimuli, siis on võimalik meil oma turundusprotsessis inimesi teatud viisil käituma panema. Ja kui see stiimul, mida me valime, ei tööta, peame me üle vaatama selle, mis meie sihtrühmale paremini sobib. Ehk siis, kui me loome turunduskampaania, ehitame sinna sisse mõningad stiimulid selleks, et inimesed tegutsema panna ja me näeme, et see kampaania ei ole efektiivne, siis me peame ühe asjana vaatama seda, kas me pakume õiget stiimulit oma sihtrühmale. Toon näite. Oletame, et minu sihtrühm on ettevõtjad ja inimesed, kes vajavad turundusstrateegiaid oma ärides. Siis minu üks selline stiimul, mida ma pakun, võiks olla selline. Toon näite. Lae alla minu e-raamat ja sa ei pea enam kunagi muretsema, sellepärast, et sul puudub turundusstrateegia. Nagu te nägite, pakkusin ma välja stiimuli, mis sobib minu sihtrühmale. Ja see on seotud sellega, et inimestel on inimpsühholoogiline kalduvus tegutsema hakata siis, kui on võimalik saada mingi tulu või kingitus. Reward, punishment, super response tendency on üks 25 inimpsühholoogilisest kalduvusest, mida tuleb kasutada oma turunduses selleks, et turundus oleks efektiivne. Selleks, et inimesed hakkaks ka kuidagi moodi tegutsema. Sest kui me loome reklaamid, mis inimesi tegutsema ei pane, siis me raiskame raha, eks ju. Kui sina oma äris veel ei kasuta teadlikult inimpsühholoogilisi kalduvusi, siis kirjuta mulle personaalne sõnum. Ma kutsun sind online konsultatsioonile, kus me saame üle vaadata selle, kuidas sina saad oma turunduses kõige efektiivsemalt kasutada inimpsühholoogilisi kalduvusi. Nii et kui see sind huvitab, kirjuta mulle personaalne sõnum ja kohtume juba online'is. Hakkan siia üles panema ka igapäevaselt erinevat sisu, sealhulgas seda, millised on järgmised inimpsühholoogilised kalduvused, mida meie turundajad saame ära kasutada oma turundusprotsessis. Nii et alustame huvitavat teekonda, kus me uurime mitte ainult inimpsühholoogilisi kalduvusi, vaid ka seda, mis on turunduses oluline, mis on strateegilises turunduses oluline ja kuidas töötab digiturundus. Nii et kui teid huvitab minu konsultatsioon, siis kirjutage mulle personaalne sõnum, kui te soovite jätkuvalt jälgida seda, mis on efektiivne turundus ja millised on need golden nuggetid või millised on need olulised asjad, mida silmas pidada turunduse juures, siis jälgige minu lehekülge või jälgige siin samas grupis minu postitusi, hakkame neid asju põhjalikult üle vaatama. Nii et kohtume juba homme. Tšau!